Hei, sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ma tahaksin jagada teiega ühte jutlust, mida ma kõnelesin meie kogudusele eelmine pühapäev. Johannese evangeeliumist lähtuvalt seal, kus kuninga ametnik läheb otsima abi Jeesuse käest oma sureva poja jaoks. Ja kuidas Jeesus ei lähe temaga kaasa, nagu ta algselt palub, vaid ütleb talle sõna. Ja hoolimata sellest, et tema poeg kodus ei tea sellest sõnast midagi, ei tea, kas isa üldse Jeesusega sai kohtuda, kas ta leidis ta ülesse, sellel samal hetkel, kui Jeesus ütleb selle sõna, mine, su poeg elab. Ja mees otsustas sellesse sõnasse ka uskuda ja selle sõna alusel hakkas kodu poole tagasi minema ilma mingi selguseta, kindluseta, ilminguta, et tema poeg tegelikult ka on aktuaalselt tervenenud. Siis sellel samal tunnil tegelikult poeg saabki terveks, hiljem tema sulased annavad talle sellest teada. Ja see jutlus on sellest, et Jumala sõna on jätkuvalt väeline ka tänapäev. Ja sellepärast ka Johannes kasutab seal sõna logos, viidates sellele sõnale, mida ta sellele kuninga ametlikule isiklikult ütleb. Mitte sõnale reema, mis on kasutatud üldjuhul siis, kui tõesti isiklik kõnetus on. Nii nagu Jeesus seal õpetab Luuka 5. peatükis rahvast paadist ja räägib rahvale Jumala sõna ehk logost. Kreeka keeles ongi kasutatud sõna logos, Jumala sõna. Ja siis, kui ta ütleb Peetrusele, aga sina nüüd viska võrgud välja loomuse katseks pärast seda, kui õpetus on ära olnud ja mine ja praktiseeri nüüd, mida ma olen õpetanud, siis Peetrus ütleb Jeesusele, et sinu sõna peale ma heidan võrgud välja ja seal on kasutatud siis kreeka keeles sõna reema, sinu reema peale, isikliku sõna peale. Aga enne kui jutluse juurde läheme, mul oli hiljuti au ja privileeg olla kutsutud Volli Fredi podcasti ja arutleda asju Jumalast ja vaimsest maailmast, kaasa arvatud kurjuse jõududest, aga sellest, mida Jumal on minu elus teinud ja kuidas ta mind on muutnud. Ja Volli ei ole ise kristlane, aga tal on huvi vaimsete asjade vastu. Ja minu arust oli eriline privileeg olla selles kontekstis, kus on palju vaatajaid, kes üldse ei ole kristlased ja loodetavasti külvata ka nende südamesse tõesõna evangeeliumit ja lootusega, et issand saab puudutada neid avatud südameid ja tõmmata neid lähemale iseendale. Nii et selline võimalus oli, see video on siin, link ja ma julgustan seda vaatama. Aga sõbrad, nüüd selle jutluse juurde ja vaatame, kuulame seda koos. Me loeme Johannese evangeeliumist 4. peatükist täna salmist 46 ja ma loen tegelikult siit lausa kuni salmini 54. Siis tuli Jeesus jälle Galilea Kaanasse, kus ta oli teinud vee viinaks. Ja seal oli üks kuninga ametnik, kelle poeg oli haige Kapernaumas. Kui see sai kuulda, et Jeesus on tulnud Judeas Galileasse, läks ta tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, kui te ei näe tunnustähte ega imetegusid, siis te ei usu. Kuninga ametnik ütles temale, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, su poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ja läks. Ja kui ta alles oli minemas, tulid ta sulased talle vastu ja kuulutasid ning ütlesid, et ta poeg elab. Siis ta kuulas neilt tundi, mil ta oli hakanud toibuma, nad ütlesid talle, eile 7. tunnil lahkus temast palavik. Siis isa märkas, et see oli sündinud samal tunnil, mil Jeesus talle ütles, su poeg elab. Ja tema uskus samuti kõik ta pere. Ja selle teise tunnustähe tegi Jeesus, kui ta Juudeast oli tulnud Galileasse. Amen. Hei sõbrad, ma loen seda suureks auks ja privileegiks, et mul on see võimalus jagada neid vaimulikke mõtteid siin kanalil Karjase kohv. Ja väike heategu, mida sina omalt poolt saad teha, on vajutada
telli nuppu ja miks mitte ka like nuppu, kui sul meeldib see, mis me siin kanalil teeme. Suur tänu sulle. Nüüd, kui sa loed Johannese evangeeliumit, siis pole kahtlust, et Johannes paneb väga suurt rõhku ja kaalu sellele, mis Jumala sõna tähendab, kui oluline on Jumala sõna või kaalu, milline võime on Jumala sõnal asju korda saata. Ta ütleb niimoodi, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal ja kõik on tekkinud tema läbi ja mitte midagi ei ole tekkinud ilma temata. See on peatükk 1 kuni salm 3. Salm 16 öeldakse, et ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema aukohi, isast ainusünninud poja au. See on 1 ja 16. Johannese evangeeliumis samuti öeldakse, et ja kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes soovite, see sünnib teile. Amen. Ja Jeesus ütles, sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. 6:63. Kaana pulmas Maarja ütles, mida iganes tema ütleb teile, seda tehke. See oli Jeesuse kohta, eks ole. Mida iganes Jeesus ütleb teile, tema sõna, tehke selle sõna järgi. Halvatule Betsaadast ütles niimoodi, tõuse, võta oma voodi ja kõnni. Ja halvatu sai terveks. Amen. Pimedale ütles, mine pese silmi Siiloa tiigis. Huvitav. Muuseas, ta ütleb, mine pese silmi Siiloa tiigis ja sa saad nägijaks. Tead, mida Jeesus tegi seal? Mäletad seda lugu? Ta läks lihtsalt linnast välja. Jeesus sülitas maha ja tegi muda ja võidis selle mehe silmi. No me ei tea, kas tal isegi silmamunasid oli, see võib olla, et oli sündinud nõnda, et tal ei olnudki silmamunasid. Nii et Jeesus tegi mudast mingid pallid siia ja ütles, mine pese silmi Siiloa tiigis. Punkt. Mitte, et sa lähed pesed ja saad terveks. Muuseas, Siiloa tiiki on lihtsalt, et lihtsalt lähed. Kui ma võtaks praegu siit, ma ei tea, siiri sind ja seoks sul silmad kinni, et teeks 3 tiiru siin ühe koha peal, ütleks, mine nüüd otsi saali uks üles, kus välja saab. Ma kujutan ette, see läheb pisut aega, päris palju kolistamist ja see on ainult 10 meetrit. Amen. Ja kui sa teed midagi lihtsalt selle najal, et Jeesus ütleb, ta isegi ei lubanud, et ta terveks saab, aga kui ta läks, ta sai terveks. Kas pole imeline? Laatsarused ütleb, kes muuseas oli surnud 4 päeva, tule välja! Nii et ära ütle, et Jumala sõnal ei ole vägi. Ja see on see, mida Johannes oma evangeeliumis kokkuvõtvalt toob. Jumala sõna loob maailma peatükk 1, sõna muudab vee veiniks peatükk 2, sõna paneb halvatu kõnnima peatükk 5, sõna toidab peatükk 6, 5000 meest muuseas, nende naised, nende lapsed, sõna avab pimeda silmad peatükk 9, sõna äratab surnu üles ellu peatükk 11 ja siin sõna annab surevale poisile elu. Vau! Nüüd, me kõik teame seda, et Jumal lõi maailma ja inimesed ütlevad, et Jumal lõi maailma ei milleski. Aga see ei ole päris korrektne. Kreeka keeles on see sõna nagu ex nihilo, et ei milleski. Aga Jumal ei loonud tegelikult maailma päris ei milleski. Sest sõnad on midagi. Sa ei näe neid, aga see ei tähenda, et nad ei ole midagi, mida vaimumaailmas on näha. Jutluse pealkiri on, et Jumala sõna on piisav, siis sõnad ei ole lihtsalt kommunikatsioonivahendiks. Et ma annan kellelegi teada, et ma tahan midagi või mul on mingi vajadus või sa näed kena välja või mis iganes viisil me kommunikeerime. Muuseas, me kommunikeerime loomulikult lisaks sõnadele tegudega, eks ole. Oma kehakeelega kommunikeerime ja meie vaimust me kiirgame kindlasti mingisugust sõnumit välja, isegi kui me ühtegi sõna ei ütle ja midagi välja ei näita, aga kuidagi sa tajud, et siin on õhus põriseb või sumiseb või on mingisugune väli. Sõnad on väelised ja sõnad, ma võiks kõige paremal viisil kutsuda, on nagu astjad. See on üks astja siin on praegu vesi sees muuseas. Aga sõnad on astjad, mis kannavad endaga
mingit väge. Nad võivad kanda ka emotsiooni psühholoogiliselt. Muuseas, teatud sõnad, teatud viisil öelduna mõjutavad meie aju. Sa võid skänneri peal näha, kuidas see amügdala ja prefrontaalne ajuosa aktiviseeruvad teatud sõnadest. Need reageerivad emotsioonidele. Aga vaimulikult sõnad teevad ka midagi. Ja sõbrad, Jumal andis meile loova väe meie sõnadesse. Üks piibli tõlge ütleb, et Jumal hingas inimesse ja inimene sai rääkivaks vaimuks. Nii et meil on vägi meie sõnades. Ja muuseas, Jaapani teadlane Imoto näitas, et sõnadel on tõesti vägi isegi mateeria üle. Muuseas, ta tegi seal katseid veega ja lasi seda külmutada ja nii edasi. Ja siis, kui head sõnad olid räägitud selle vee üle, siis vesi moodustas harmoonilisi kristalle ja kui olid needvad sõnad, siis koledad ebakorrapärased kristallid. Ja muuseas, mina tegin aastaid tagasi ühe katse riisiga. Mul oli üks hunnik riisi, mis mulle ei maitsenud, riisi pudru olla päris täpne ja keetsin selle ära ja panin 2 plastikkonteinerisse, nagu sa ostad Selverist mingi salatit või mis iganes, pange teise või 3. karpi. Ma panin 3. karpi, nii öelda. Ja sama riis samal ajal ja ühe riisipurgi või selle peale panin kole riis, ma vihkan sind, sa oled neetud. Ja teise peale panin, sa oled õnnistatud, sa oled ilus. Ja mõtlesin, et vaatan, mis saab ja lükkasin need külmkappi ja umbes 3 nädala pärast oli neetud riis hallitanud ja teine riis oli puhas. Ja ma tegin sellest 2 jutlust ja võtsin need kaasa, nii et mul on tõestus olemas sellest ja pildid sellest tollest ajast. Ja muuseas see, et sõnad või heli üldse mõjutab mateeriat, ei ole ju kellegile tundmatu. Sa võid panna basskõlari kõvasti mängima siin all, siin on muuseas koht, kus sa võiks mängida kõvasti teinekord, kui õhtul on mingid peod on ja siin üleval tunda, et midagi nagu väriseb siin. Muuseas on ajaloos üks kord, kui Iiri pubi inimesed tulid üles siia kogudusse ja palusid meil vaiksemaks panna. Meil oli noorte koosolek siin ja siuke tümps oli peal, et isegi kõrtsist tuldi üles ja öeldi, kuule, pange vaiksemaks kirikus oma asi. Näiteks ülihelikiirusel tekkinud kärgatus, ma ei tea, kas sa oled kuulnud neid, vanasti nõude all oli kogu aeg, siis on nähtud, et see võib isegi nagu krohvi panna pragunema majadel ja muidugi aknad värisema, isegi katki minema, lihtsalt heli teeb seda, see nagu helimõnge, see on vibratsioon. Tööstusmüra on nähtud, et põhjustab metallile nagu väsimust ja raketi stardiplatvormi seadmetel on leitud deformatsioone ainult selle tõttu, et seal on selline ekstreemne akustiline energia. Nad ütlevad isegi, et kui sa oled seal lähedal, siis see heli tapab sind. Isegi mitte nagu kuumus või midagi muud seal, see suits ja kõik tuleb ka, eks ole, aga pluhtalt see lärm on nii kõva, see on niisugune vibratsioon, et lööb su maha. Nüüd, Jumala sõnal on vägi, võid sa öelda amen. Amen. Ja siin see kuninga ametnik, nagu me lugesime, tuli Kaanasse. Kapernaumast oli kuulnud, vaatas Instagramist, et Jeesus on tulnud Jeruusalemmast ära, ta on nüüd seal Kaanas jälle. Kuskilt lasi teada. Kuulused levisid, inimesed käisid, eks ole, nõnda ta kuulis. Ja kuninga ametnik tuleb ja tal on üks vajadus. Ja see vajadus on see, et see vajadus on üsna suur, üsna tõsine. Ta poeg on suremas. Ma arvan, see on tõsine vajadus. Ja muuseas, selleks ajaks oli Jeesusel juba korralik imetegija kuulsus. Ta juba teati kui tervendaja, imetegija. Kuidas see teada oli? Me teame näiteks, et Jeruusalemmas ennem seda, me siit samast Johannese evangeeliumist võime lugeda, et seal öeldi, et ja paljud uskusid temasse tema imetegude pärast. Nii et ta tegi Jeruusalemmas imesid. Enne kui ta Jeruusalemmas imesid tegi, oli ta juba teinud Kaanas ühe ime. Keegi võib mulle öelda, mis ime see oli? Jah, veiniime või veeime, aga veest tehti veini. Tänapäeval
võiks kellelgi olla imetegemise and teha veinist vesi jälle. Lähed pooli, okei, hea puhas vesi, väga hea, kasulik, väga kasulik. Ja mäletad seda, et Nikodeemus oli seal tulnud ka Jeesuse juurde ja ütelnud niimoodi, et õpetaja, me teame, et sa oled Jumalast tulnud, sest keegi ei suuda teha selliseid imesid ja tunnustähti, kui Jumal ei ole temaga. Nii et imetegude populaarsus oli juba Jeesusel olemas. Üle kogu Galilea, piibel ütleb, levis kuuldus temast. Tulid tema juurde kõik haiged, nii et see levis kähku. Kuigi seal ei olnud Instagrami, Facebooki, Twitterit ega midagi muud, TikToki sarnast, siis inimesed lihtsalt rääkisid, liikusid ringi, sõna levis. See kuninga ametnik võis olla Herodese Antibase teenistuses olev ametnik. Nüüd Herodes ei olnud ametlikult kuningas, aga rahvas kutsus teda kuningaks, ta oli lihtsalt Galilea piirkonna valitseja. Ja see ametnik kahtlemata oli jõukas mees, sa ei saanud olla kuninga teenistuses ja olla vaene inimene. Kuningad maksid hästi. Tal oli ühendused valitsuse liikmetega, tal olid tutvused, ta oli mõjukas, ta läks tema juurde. Nüüd, see on lihtsalt, et lähen. Nagu täna võib-olla mõned meist mõtlesid, lähen kirikusse täna. Tal oli vaja minna vähemalt 35 kilomeetrit. Ja tollel ajal see võttis umbes 12 kuni 14 tundi aega. Sa võisid selle ühe päevaga ära teha, kui sa hommikul vara startisid, mida ta ilmselt ei startinud, sest kui me sellest loost loeme, siis alles järgmine päev tulevad tema sulased vastu, kes oli startinud just päev tagasi samal tunnil, mis Jeesus oli talle ütelnud, nii et ta ei jõudnud kohe tagasi samal päeval koju, see oli pikk distants ja ma mõtlen, et kui ma kuulen, et kuskil, ma ei tea, kui sa võtad siit 14 tundi reisimist, kuhu sa jõuad, Poola jõuad välja võib-olla või? Jah, vähemalt, võib-olla isegi Saksamaale, ma ei tea, võib-olla Saksamaale ei jõua, aga Poola kuskil sinna teise otsa, eks ole. Ja keegi ütleb, et seal on üks vägev koosolek, et kui paljud meist kohe lähevad, 14 tundi, tead. Ma mõtleks ise samamoodi, tead, mul on 100 asja teha, ma pean valvama kasvuhoonet, et vesirotid ei tule sinna, mul on too asi teha, see asi teha. Nii et see, et ta läks Jeesus juurde, ei ole lihtsalt selline tühine asi. See võttis midagi. See võttis, et ta pani oma reputatsiooni maha, ta oli tähtis mees, inimesed tulid tema juurde, ta oli sulased, ta oli boss, ta oli niisugune, nagu me ütleme, minister meie mõttes, valitsuse tähtis liige. Inimesed võtsid selja sirgeks, kui tema kõndis seal ja tema läheb Jeesus juurde, see on tähendusrikas. Nii et see oli 1 kuni 1,5 päeva teekond. Ja ma küsiks, et kui paljud viitsiksid reisida lihtsalt 14 tundi. Okei, kui sul on suur vajadus, võib-olla. Aga ma ütlen sulle, et kui palju on maailmas inimesi, kes kavatsevad teha asju. Ja kui vähe on neid, kes tegelikult me need asjad ära üldse teevad. See mees läks tema juurde. Arvad, oli ainuke, kellel oli seal piirkonnas vajadused. Kapernaumos oli ainult üks mees, kellel oli niisugune suur vajadus. Kindlasti oli rohkem. Kapernaum oli tuntud kaubanduslinn, see oli, miks kuninga ametnik seal just elas. Kindlasti oli seal inimesi, kellel oli tohutud vajadused. Ilmselgelt samamoodi suremas, pimedad, jalutamad, nii igatepidi. Vajadusi, finantsilisi kõiki vajadusi. Aga elus on üks tõde, et sa leiad seda, et vähesed tegelikult on valmis teatud asju tegema. Väga vähesed võtavad kätte. Kui palju inimesi kavatsevad asju teha? Vastus on väga vähe võtavad kätte ja teevad asjad ära. Jim Rohn, üks tuntud motiveeriv kõneleja Ameerikas tänaseks lahkunud issanda juurde, aga tema oma loengutel soovitas kõigile oma audientsidele, kus ta kõneles, soovitas ühte raamatut ja selle raamatu nimi oli, et kõige rikkam mees Babylonias, üks väikene raamat. Ja ta ütles, et ma olen seda soovitanud igal oma seminaril ja kokku ilmselt 100 000 inimestele. Ta ütles, tead, kui paljud on tegelikult läinud ja hankinud selle raamatu. Ta ütles, võib-olla 5% inimesi.
Sest asjad, mis elus on lihtsalt teha, nagu minna ja hankida üks raamat, mida üks inimene soovitab, et on tema elu muutnud, kes on väga edukas ja nii edasi, asjad, mis on lihtsalt teha, on lihtsalt mitte teha. On lihtsalt tegemata jätta. Amen. Ja elu koosneb lihtsatest asjadest tegelikult. Harvardi ülikooli uurimus näitas seda, et ainult 3% inimestel on üles kirjutatud eesmärgid. 9 aastaks, oma eluks, võib-olla isegi päevaks. Ülejäänud inimesed lihtsalt kulgevad. Nad laulavad seda laulu, mida Eli Lääs laulus. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib, kuid ometi kõik, mis peab, tuleb küdmalt kõik. No, sa võid teada küll, mis elu ette toob, kui sul on mingi plaan selleks päevaks. Ma tean, et sel kellal mul on see asi, muidugi, alati võib tulla asju, ma ei räägi sellest. Aga üldjuhul, kui sa planeerid oma elu, tõenäosus, et sa jõuad sihile, on palju suurem, kui sa lihtsalt kulged. Ütled, vaatame, mis täna päev toob. Nii et piibel ütleb, inimene kavandab oma teed ja siis Jumal juhib tema sammu. Sa pead hakkama liikuma kuskilt, sul peab mingi eesmärk olema, sul peab mingi kava olema, et Jumal saaks juhtida sinu samme. Sa ei saa lihtsalt kulgeda ja vaadata, mis elu toob. Siis elu kontrollib sind, mitte sina kontrolli oma elu. Olukorrad kontrollivad sind ja mitte sina olukordi. Ja ma veel kord ei viita asjadele, mis aeg-ajalt meile kõigile juhtuvad. 50% inimestest teeb uusaasta lubadusi. Kas on keegi siin, kes on teinud kunagi uusaasta lubadused? Mina olen teinud. Okei, mõned ausad on siin saalis ka. Ja 50% inimestest, kes teevad lubadusi ehk pooled, aasta lõpuks statistika ütleb, ainult 10 veel tegutsevad oma lubaduste kallal. Ülejäänud on juba tagasi läinud. Aasta alguses ostnud uued sneakersid, pannud ennast kuskil jõusaali nii-öelda aasta liikmeks või kuskil muule ja siis aasta lõpuks on see pilet juba ammu tühja läinud, sneakersid on kuskil tolmu all, see trenasöör, mis sa koju ostsid, selle peale ainult harjutavad veel ämblikud, trenni teevad ainult ämblikud ja tolm on paksult peal. Okei, ma ei räägi praegu sinust, ma räägin nendest, kes täna kogudusse ei jõudnud tulla. Nii et tunne ennast vabalt. Muuseas, mis veel? Vabatahtlik organisatsioonides, mis muuseas kogudus ka on sükene tõepära. Ja ma ütlen, ma olen leidnud, see on tõde ka meie koguduses. Tahad kuulda ühte ilusat tõde ja see on see, 20% inimestest teevad ära 80% tööd. Ülejäänud lihtsalt tulevad ja naudivad. Tead, ülistus käib, uksed on lahti, keegi on kohvi juba valmis teinud, keegi on põrand ära pühki, keegi on toolid paika pannud, keegi tervitab, keegi on olemas, mul on hea tulla. Hey, I am here, mina tulin, eks ole. Okei, ma ei püüa kellelegi varvastele astuda, ma lihtsalt räägin, mis ma usun, et on õige. Amen, amen, ära tunne ennast halvasti. See ei ole, et ma eile jäi saunas keemata, nüüd mul on torisev hoiaksin ja nüüd tulen valan oma viha välja. Nii et vabatahtlik organisatsioonis on see nõnda. Ja muuseas 10–30% inimestest kogudustes annetavad enamuse rahast kogudustesse. Ja paljud elavad lihtsalt teiste arvelt. Aga üks asi on selge, et Jeesuse päevil ei olnud mitte mingisuguseid tasuta lõunaid. Isegi pimedatele, isegi jalutumatele. Ei olnud sotsiaalhooldussüsteemi. Sa pidid võtma mingi vastutuse. Pimed ka läks kuskil vähemalt kerjas. Jalutu viidi sinna ja ta palus annetusi. Nii et siin me näeme ka, et see kuninga ametnik võtab vastutuse. Ta lihtsalt ei istu kodus. Äkki midagi läheb paremaks. Ta teeb midagi, mida ta saab teha. Ja piibel ütleb, et ta läks tema juurde. Ja minu arust see on üks kõige võimsam fraas selles tekstis siin, et ta läks tema juurde. Aramea inglisekeelne piibel ütleb niimoodi, et ta tuli tema juurde. Ja ma ütlen sulle, et tohutu vägi Jeesuse juurde tulemises. Ma võin ainult ette kujutada ja ma arvan, et see on hea, kui sa aeg-ajalt kujutad ette,
mis kogemus see oleks Jeesusega kohtuda isiklikult. See, kelle kaudu voolas jumalik, taevalik, tervendav, imet tegev vägi. Kui inimesed puudutasid teda, igaüks, kes puudutas, sai terveks, ütleb piibel. Kui sa said tema lähedale, nagu veritõbine naine ja puudutasid lihtsalt 6 palistut. Ja piibel ütleb, et äkitselt ta sai terveks oma vaevast. Ja Jeesus tundis ka, et vägi temast oli välja läinud ja mees väge täis. Milline võimas idee tulla Jeesuse juurde. Mees, kes armastas kõiki, tundis kaasa kõigile. Täis armu peale. Ja tulla tema juurde. Kui ma lihtsalt mõtlen selle peale, siis ma mõtlen, et kus ta iganes täna oleks siin maa peal, ma läheks otsiks ta üles. Ja tol ajal ta oli inimestel suhteliselt lähedal. Seal Kapernaumas, hetkel siis Kaanas, ainult minna 35 kilomeetrit. Kui paljud läksid? Vähesed. Hämmasta, kus pole nii. Ja see mõte, et mis tähendas teda puudutada. Tead, ma ütlen sulle, mis iganes haigus, mis iganes sinu väljakutsega ei oleks olnud. Kui sa saaks, ma usun, sa mõtled ju ka, kui ma saaks tema tähelepanu, siis mis iganes mul ka ei ole, see olukord ei jää samaks. Amen. Kui ma jõuan temani, kui ma saan temaga rääkida, kui ma ütlen, issand, mul on üks situatsioon siin, ma vajan sinu abi, ma tean, et sina ainukesena saad sellega midagi ette võtta. Kas sa kujutad ette, et ta ütleks ei või teeks midagi, või et vägi ei voolaks temast? Ja ma olen seda ütlenud palju kordi siin koguduses ka, et mitte kõik, kelle juurde Jeesus tuli, ei saanud terveks. Kuulsid, jah? Mitte kõik inimesed, kelle juurde Jeesus tuli, ei saanud terveks. Kuigi seal oli ka, kes said terveks, nagu näiteks seal kohe järgmises peatükis on seal tiigi ääres, lambavärava tiigi ääres üks inimene, keda Jeesus kohtab, üks halvatu, kes saab terveks ja pimedast ta läheb mööda, aga üldjuhul sa leiad, et kõik, kes tema juurde tulid, mitte neid, kes ootasid, et äkki Jeesus juhtub tulema siit tänavast läbi, Kotka tee, üks hüppab läbi, vaatab, Jannu on seal, nutab, tal on mingi peavalu, hoiab kinni, oi, koputab uksele, kuule, ma saan aru, et sul on vist väga halb olla, kas ma võin su eest palvetada? Selle asemel need, kes tõusid oma olukorras, kes tõusid oma viletsusega, ütlesid, ma ei oota siin kuniks midagi äkki juhtub, võib-olla juhtub, ehk juhtub, ei tea, kas juhtub, ma teen kindlaks, et mina teen oma osa selleks, et siin ei saaks juhtuda. Ma lähen tema juurde. Ma otsin ta üles. Tänapäeva mõistes võiks öelda, ma tulen tema ligiollu. Muuseas, pääst oli sinu jaoks olemas 2000 aastat tagasi juba. Miks sa siis said päästetud, kui sa alles päästetud said? Sest sa tulid tema ligi. Amen. Jumala vägi on alati Jumala ligiolus. Sõjapealik tuli tema juurde, pidalitõbine tuli tema juurde, pime mees tuli tema juurde. Mida te tahate, ma teile teeksin? Veritõbine naine tuli tema juurde, koguduse koja ülem tuli tema juurde, Kaanania naine tuli tema juurde. Ja see nimestik läheb edasi. Ja Jeesus ise ütles, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Mul on koorem, ma ei saa tulla. Jeesus, sa peaksid ise minu juurde tulema, ma olen vaevatud. Ma olen siin tead olukorras. Jeesus ütles, kui sul on koorem ja vaev, tule minu juurde. Me ütleme, et oi, kus sa tuled niimoodi, tead, 1,5 sammu karkudega või ma ei tea, ratastooli või millegi iganes. Jeesus ütles, kui sa tahad imet, tule minu juurde. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Kuule, kui sa nii hea mees oled, siis käi mööda maad ja annad kõigile hingamine, mine haiglasse, tee seal kõik puht. Ei, ta ütles, ei, kui sa tegelikult tahad seda, kui sa tõesti tahad imet, siis sinu tõestus on ilmutatud selles, et sina teed midagi. Astud oma olukorrast välja, leiad viisi,
pime mees, mõtle selle peale, leida viis, et otsida Jeesus üles. Wow. Mäletad, ühes kohas nad tulid isegi, järgisid, pime mees järgis teda. Ja siis ta läks ühte majja, pime tuli sinna ka sisse. Nüüd meil on lihtne siin käia ja niimoodi, aga mõtle pimeda peale. Või 4 mees, kes tassisid seda halvatut ja tõid ja lasid ta lõpuks sealt katusest sisse. Nii et Jeesus ütles, kes minu juurde tuleb, Johannese 6:37, seda ma ei tõuka välja. Kui sa tema juurde saad, ta ei tõuka sind välja. Kui kellegil on janu, ta ütles, see tulgu minu juurde ja joogu. Wow. Sul on janu, sul on nälg, tule minu juurde. Ma täidan su nälja. Hebra kirja kirjutaja ütleb niimoodi, et läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja saaksime armu oma abiks õigeks ajaks. See on küll tänases kontekstis, eks ole, täna ma ei saa minna Jeesuse kui füüsilise isiku juurde, sest ta istub isa juures taevas paremal käel. Aga ma saan vaimus astuda tema ligi, kes pole nii. Tulla tema ligi ollu. Tulge Jumala ligi, Jakobus ütleb nii, see on Jeesuse vend muuseas, siis tema tuleb teie ligi. Millal Jumal tuleb sinu ligi? Sina tuleb kõigepealt tema ligi. Ja ma ütlen sulle, kui Jumal tuleb sul ligi, see on väga ligi, siis on tema vägi sinu ligi. Tema arm on sinu ligi. Jeesus, väeallikas, oli kättesaadav ka siis, aga võti oli tulla tema juurde. See oli mees, kes oli laetud Jumala väega. Lihtsalt tule, ole hea mees ja tule kohale, eks ole. Ja see tulemine tähendas seda, et ta pani oma usu tegudesse. Usk, sõbrad, ei ole ennem usku, see tegutsemine. Amen. Mina usun, ma ei tea, milles iganes. Kas sa teed seda? No kui sa ei tee seda, siis sul on tore hoiak selles suunas, aga see ei ole usk. Usk ei ole ennem uskuni, see on tegutsemine. Lootus ootab, et keegi teine teeks midagi. Ma loodan, et keegi parandab need asfaldiaugud ära siin meie tänavas. Ma loodan, et lõpuks linnavalitsus võtab midagi ette. Ma loodan, et meie valitsus võtab midagi ette selle olukorra. Ma loodan, et sündmused maailmas lähevad parem. Ühesõnaga, inimesed loodavad, et keegi teine. Aga usk paneb sind liikuma. Lootus on kuskil kellegi teise peale. Ma loodan. Ma ootan, ma loodan. Aga kui sa usud, see on vahe lootusel usu. Usk, kui sa lõpuks ususse jõuad, sa hakkad tegutsema. Sa hakkad liikuma selle asja suunas. Ja enamus imesid, Jeesuse teenistuses algatasid inimesed, kes tulid tema juurde. Mattuse 4:24, Markus 1:32. Siit edasi see kuningametnik palus, et Jeesus tuleks tema juurde Kapernauma ja ma mõtlen selle peale ka, see on ikka väga suur palve. Kui keegi tuleks minu juurde, ma ütlen teile ausalt, ütleb niimoodi, et kuule, kas sa saaksid tulla muga sinna Varssavisse, umbes 14 tundi, et seal on üks inimene vajab palvet. Ma mõtleks, et Varssavisse. Tead, võtta terve päev, et sõita sinna, terve päev, et tagasi. See on see suur palve. Siuke tähtis mees nagu Jeesus, kellel on kogu aeg midagi teha. Ja ma mõtlen, et tulla sellise suure sooviga, et Jeesus, tule, tead, minuga tagasi Kapernauma ja tee terveks minu poeg. Vau, võimas palve. Väga suur palve. Ma olen üsna kindel, et Jeesus oli põhimõtteliselt valmis sinna ka minema. Sellepärast, et ta nägi ühte mees, kes tuli tema juurde. Ja sul pole õigust oodata, et Jumal tuleb sinu olukorda, kui sa esmalt pole tulnud tema juurde. Ja selle kuninga ametniku teekond Jeesus juurde sümboliseeris tema tõsidust, tema ohvrimeelsust, tema valmisolekut maha panna kõik muud asjad. Ja see jäi ja jääb jätkuvalt ka tänapäeval Jumalale silma. Aga võid sa korraks ette kujutada, mis oleks olnud jalutada Jeesusega koos 35 kilomeetrit tagasi oma olukorra juurde, antud hetkel see oli haige poeg, eks ole.
mõtle, kui sa saaksid tulla Jeesuse juurde, ütelda, Jeesus, kas sa oleksid nõus kõndima muga tagasi minu katkise, suhete juurde või pankrotistunud ettevõtlus või lahku läinud abielu või ma ei tea, mis iganes, mida ma tahan, et Jumal tervendaks või üks haigus või üks tõbi või mis iganes. Ma arvan, me kõik läheksime väga kindla sammu, kui ma tean, et Jeesus kõnnib minuga selles olukorras, et see, ükskõik mis see olukord seal nüüd kodus ei ole, siit edasi see olukord muutub. Nüüd see tagasi jalutamine muidugi jäi ära selles mõttes, kuna Jeesus ütles sellele mehele, et su poeg elab, aga enne kui ta seda ütles, ta tegelikult katsus läbi selle ametniku usku. Ja piibel ütleb meile selgelt, et meie usk katsutakse läbi. Peetrus ütleb seda oma kirjas. Oled sa tundnud, et Jumal on sinu usku testinud? Ma arvan, sa oled. Ja siis ta ütles, kui te näe imesid, siis te ei usu. Vahest on probleem selles, et inimesed tahavad näha imesid ja siis uskuda. Kui ma näeks, siis ma usuks, eks ole. Temast kui messia. Aga siin ta kasutab sellist sõna nagu teie. Mitte ainult räägib sellele mehele, aga kasutab sõna teie, see on ka eestikeelses piiblis, nii et ta viitab tegelikult laiemalt sellele rahvahulgale, kes tuli tema juurde kui imetegija juurde, aga veel ei näinud temas messiat ja see oli, mida Jeesus tahtis tegelikult ilmutada. Nii et need imed tõmbavad küll inimeste tähelepanu, aga need imed ei päästa ühtegi inimest. Imed lihtsalt on, nagu öeldakse, märguanne, vaadata siia, aga nüüd tuleb su usaldus panna temasse kui päästesse ja issandasse, et sinu elu saaks päästetud ja igavik kindlustatud. Aga üks on selge, et Jumalal läheb korda järjekindlus ja see mees ei andnud alla. Ta nõudis veel kord, et Jeesus tuleks taga kaasa. See ametnik ei jäänud sinna nõudma ka mingit tunnustähte või välist kinnitust, et olla kindel, et see ikka juhtub, vaid ta tegi midagi nii olulist Jumala silmis, mis oli, et ta uskus Jeesuse sõna. Mida Jeesus ütles talle? Mine, su poeg elab. Nüüd lihtne oleks meil täna võtta üks kõne, naine võtab vastu, eks ole. Hei, kuule, kuidas pojag on? Vägev, okei. Jeesus, super, suur tänu sulle, eks ole. Aga seal sul ei ole midagi muud kui lihtsalt sõna. Ja nüüd ma pean kõnnima tagasi nende 3 sõnaga, su poeg elab 14 tundi. Ja siis ei tea, kas on või ei ole. Ei tea, mis saab. Ja nüüd ma enam temaga ei räägi, ta on läinud, ma ei tea, kus ta nüüd enam läks edasi, eks ole. Ainult sõna. Kui Jeesusega koos minna, tore, aga nüüd, kui mul on ainult sõna, kuidas siis on? Aga sõbrad, ma võin teile öelda seda, et see on üks huvitav mõte, aga Jumala sõna suudab, mida Jumal suudab. Alguses oli sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal. Et kui Jumal ütleb midagi, siis tema sõnal on vägi. Ja sa võid selle sõna nii-öelda taskusse pista ja kõndida sellega. Sellel on vägi. Ja see vägi oli ka siin. Siin on kasutatud tegelikult sellist kreekakeelset sõna nagu logos, mis viitab sellise üldisele sõnale, et öeldakse ka nagu piibel on logos. See on kirjutatud kõigile võrdselt. Ja siis on niisugune sõna kasutuses kreeka keeles nagu reema, mis viitab isiklikule kõnetusele. Näiteks, kui ma praegu kõigile teile siin räägin, siis on kõigile üldiselt, aga kui ma ütlen, et Siiri, tule, too mulle veel üks klaas vett, et mul siin vähe, siis see on reema talle, on ju. Kui Eino läheb tooma, siis ma ei ütlen Einole, ma ütlesin Siirile. Ja siin ta ütleb ka tegelikult selle ametnikule, nii et seda oleks võinud olla tõlgitud ka kui reema. Aga Johannes kasutab väga palju oma kirjades logost, sest ta viitab nagu Jumala sõna üldisele autoriteetsusele kui tõotusele, mida saab usaldada. Jumala sõna saab usaldada. Ja see on see, mida see kuninga ametnik tegi. Ja muuseas, ta sai isikliku sõna Jumala käest. See on vägev asi. Isiklik sõna saab tulla välja ainult isiklikust suhtest Jumalaga. Arenda suhet, Jumal kõnetab sind, ta räägib suga. Amen. Ja selle sõna alusel ta võtab ette uuesti 14-tunnise teekonna, leides oma kodust oodatud ime. Tegelikult oma sulased tulevad talle vastu ja ütlevad, et su poiss elab
ja kui ta küsib, et mis kellas see palavik lahkus, siis ta ütleb, et eile kell 1. See 7. tund on umbes meie aja järgi kell 1. Nii et eile, samal ajal, kell 1, kui Jeesus ütles, su poeg elab, palavik lahkus temast. See on huvitav, kas pole nii, et keegi läinud selle poisi juurde sinna koju ja ütlenud talle, et kuule, sul on sõna Jumalalt tulnud, et sa jäid ellu. Keegi ei julgustanud teda. Poiss ei teadnud mitte midagi, kas isegi isa saab Jeesusega kokku või ei saa või kas ta leiab ta üles või ei leia või millal või kus või noh, see ei ole kindel, tol ajal ei olnud see asjad kindel. Aga vaata, sõnal oli nii suur vägi ja kui üks inimene uskus sellesse, siis see vägi nagu rändas juba ette ära kogu selle distantsi. Ja poeg üleloomulikult sai terveks, ilma et isegi midagi teaks, et Jeesus oli ütelnud. Isa lihtsalt uskus. Jumal oli sõna öelnud. Nii et ära ütle mulle, et Jumala sõnal ei ole väge. Amen. Ja selle najal tema pere usk sai kinnitatud, et Jeesus on tõesti Messias, mitte et ta ennem ei uskunud, aga see sai nagu tugevamaks. Sest Kaana pulma kohta öeldakse ka, et jüngrid uskusid temasse, mis tähendab seda, et nad tegelikult uskusid temasse juba enne ka, aga nüüd selle ime läbi ja kõige selle läbi nad said veel kinnitatud ja see mees sai ka kinnitatud. Ja hea uudis on see, et seesama Jeesus on ka täna imetegija. Ja seesama piibel toimib. Amen. Seesama sõna toimib. Ja Jumal jätkuvalt ka täna räägib meie ellu, kõnetab meid, kui me otsime teda. Mina usun, et ükski asi ei ole Jumalale võimatu. Kuidas Jumal asju teeb, millal ta teeb, mis viisil, need on võib-olla teinekord erinevad, aga et Jumal imesid teeb, see on jätkuvalt nõnda. Ja sõbrad, ma tahan teid täna julgustada, et Jumala sõna on piisav. Jumala sõna on piisav. See lugu näitab seda. See mees toetus ühele sõnale, mida Jeesus talle oli ütelnud. Ja ma julgustan teid, seesama Jeesus siiamaani annab isikliku sõnumeid meile, kõnetab meie südamet, räägib meie olukordade üle, räägib meie tulevikust, kui sa usaldad teda. Amen. Sa võid kõndida lausa vee peal, võimatumates olukordades. Daniel usaldas teda lõvide koopas. Amen. Taavet usaldas teda koljati ees. Joosep usaldas teda vanglas ja orjuses. Jeesus usaldas isa risti peal. Lihtsalt, kui sa usaldad tema sõna, ja ma usun, et see on jätkuvalt Jumalale üks muljet avaldav, kui keegi usub tema sõna. Et sõbrad, usume tema sõna. Amen. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jagan mõne oma sõbraga. Nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud. Ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada. Nii et olge vahvad, näeme jälle.